oleme siin Kennelliidu näituse toimkonna esimehe Marko Lepasaarega, tere! Ja võib-olla natuke räägite meile sellest näitusest. Tere! Sellel nädalavahetusel toimumas siis Kalevi staadionil Eesti kõige suurem koertenäitus. Osavõtjaid sellel Eesti võitjanäitusel on 2800 ja mõlemal päeval on ka mõningad erinäitused, nii et kokku on kuskil 3500 koera siin 2 päeva peale kokku. Ja kui palju on välismaalt kohale tulnuid Eestist? No osavõtjate arv on see 2800 ja sellest umbes suurusjärgus pooled on välismaalt, et kokku on siis 14 riigist osavõtjaid ja kohtunikud, kes hindavad siin näitusel, neid on samuti 14 riigist. Et kui nagu riikide koha pealt veel rääkida, siis kindlasti kõige rohkem arvulised on soomlased, sellepärast et neil on väga lähedal siia tulla ja laevaga on mugav ka tulla. Ja mis teeb selle näituse eriliseks, milleks siia tulla ja mida peaks ette valmistama võib-olla, kui siia tulla? Et ma arvan, et selle näituse teeb eriliseks see tiitel, mida siin näitusel jagatakse, et kõikide tõugude siis nii-öelda parimad saavad oma tõutunnistusele tiitli Eesti võitja 2015 siis. Ja see on nagu päris selline prestiižne tiitel ja sellepärast need inimesed siia tulevadki. Et kindlasti need inimesed, kes näitustel käivad, need teavad, et see ei ole lihtsalt koer näppu ja siia tulla, vaid see on ikkagi omaette ettevõtmine, et tihtilugu on kaasatud terve pere, et kui näiteks pereisa tassib asju ja võib-olla laps aitab väiksemat koera jalutada, siis pereema seab ennast näiteks näituseringi minekuks valmis, et samamoodi lüüakse ennast üles ja on ilusad kostüümid ja nii edasi, et see kõik on ikkagi selline koeraomanike pidupäev. Kas te soovite tulla ka siia inimestel, kes ei oma koeri, võib-olla vaatavad, otsivad endale koera või niisama on huvilised? Ja kindlasti soovitan ma inimestel siia tulla, sest kuna ma juba ütlesin, tegemist on kõige suurema Eesti näitusega. Tõuge on siin kohal 2 päeva jooksul 280 erinevat tõugu. See tähendab, et inimesed, kes plaanivad omale koeri võtta, nende jaoks on nagu see parim koht just tutvuda uute tõugudega, mõelda, milliseid koeri võtta, rääkida inimestega, kes nagu teavad nendest tõugudest rohkem. Ja pluss 2 päeva jooksul toimuvad siin erinevad demonstratsiooni esinemised siin teenistuskoertele ja päästekoertele, nii et pealtvaatajatel oleks ka kindlasti siin igasuguseid huvitavaid asju vaadata. Kas te oskate välja tuua võib-olla mõned erilisemad tõud näiteks? Jah, ütleme, neid erilisi tõuge on kindlasti siin üksjagu, et eestlaste omanduses neid väga haruldasi võib-olla ei ole, aga üle lahe Soomest on need ikka tulemas, et eks neid niimoodi nimetada on päris raske, aga siin on tegemist näiteks erinevate Prantsusmaa jahikoertega, keda tõesti kindlasti Eestis ei ole ja Soomes on ka üksikud isendid. Samamoodi siit Rootsist on jälle jahikoer, kelle nimi on Tunker näiteks, keda Eestis tõesti absoluutselt ei ole ja Põhjamaades neid ka väga palju ei liigu. Juhul kui nüüd vaataja sai väga huvitatud sellest üritusest, et võib-olla on teil mõni järgmine tulemas? Jah, ütleme järgmine selline suur üritus on siis augusti lõpus tulemas. 22-23 august ja ma arvan, et oma mahult ja osavõtjate arvult jääda kindlasti tänasele üritusele alla. Selle ürituse nii-öelda nimetus on Balti võitja 2015, et Balti võitja näitus on selline näitus, mis siis liigub mööda Balti riike ringi, see tähendab, et ühel aastal on ta siis Eestis, siis on Lätis ja järgmisel aastal siis peale seda Leedus, et sellel aastal on siis meie kord seda teha ja see on siis nagu Baltikumi koerasõprade kõige suurem üritus, aga kindlasti osavõtjaid tuleb ka teistest riikidest, nii et märkige omale kalendrisse 22 ja 23 august ja kõik olete oodatud siia saama Kalevi staadionile. Aitäh teile ja edu teie tegemistes!